2025 aasta suvel käivitas Ukraina operatsiooni Ämblikuvõrk. Need tähelepanuväärsed droonirünnakud raputasid Venemaad põhjalikult ja näitasid, et sõda, mille Venemaa Ukraina vastu alustas, hakkab nüüd koju tagasi jõudma. Mida me tol ajal ei teadnud, oli see, et operatsioon Ämblikuvõrk oli alles algus. Midagi palju suuremat oli tulemas. Tegelikult juhtus see nii enne kui ka pärast operatsiooni Ämblikuvõrk. Ainult Ukraina hoidis seda kõike vaka all. Ukraina käivitas ülisalajase operatsiooni Ämblikuvõrk 2.0, mis jättis Venemaa varustuse üle kogu Ukraina põlema, kui Ukraina masinad lõid halastamatult. Nüüd on meil kõik üksikasjad olemas. Alustame pealkirja statistikaga. Rohkem kui 1000 Vene suurtükisüsteemi ja soomukit on hävitatud salajases operatsioonis, mille Ukraina on nimetanud operatsiooniks Ashan. See kahefaasiline kampaania on Venemaa täielikult laastanud nii rindel kui ka tagalas. Ja keegi ei teadnudki, et see toimub, kuni Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov avalikustas selle olemasolu Brave One Advantage'i 30. juuni üritusel. Kavand oli kasutada spetsiaalselt välja töötatud pommitusdrooni, mida toetas tõhusluure. See võimaldas meil tuvastada ja rünnata tanke, soomustransportööre, muid soomusmasinaid ja suurtükiväge. Vaid mõne ööga hävitati üle 800 vaenlase tehnikaüksuse. Pärast seda ei korraldanud venelased 6 kuu jooksul ühtegi mehhaniseeritud pealetungi, teatas Fedorov, rääkides kampaaniast, mille käigus Ukraina sihtis korduvalt Vene varasid, mis asusid üle 50 kilomeetri rindejoonest kaugemal. See on hullumeelne. Nii palju Ukraina keskmaa rünnakukampaania fookusest on olnud suunatud sellele kaosele, mida see on tekitanud Vene logistikas, samuti Krimmi isoleerimisele, mis sellest tuleneb. Kuid samal ajal, kui kõik see on toimunud, on Ukraina läbi viinud eraldi operatsiooni otse meie silme all, mis võib olla sama laastav Putini ambitsioonidele kui logistiline blokaad, mis lõdvendab tema haaret Krimmi üle. Siin on see, mida me seni teame. Operatsioon Ashan oli kahefaasiline operatsioon, mille esimene faas hõlmas seda, mida Fjodorov oma tsitaadis kirjeldab. Selle faasi käivitasid Ukraina drooni-innovatsioonid. Ukraina kaitseministri väitel on välja töötatud spetsiaalsed droonid ning need koos Ukraina luure- ja teabehankega võimaldasid rünnata enam kui 800 sihtmärki. See oli operatsioon, mida planeeriti nädalaid, kui mitte kuid, ja selle kõik tegi võimalikuks Ukraina geniaalne Delta-süsteem. See süsteem, mis juurutati kõigil Ukraina kaitseväe tasanditel juba 2025 aasta augustis, annab Ukrainale reaalajas ülevaate lahinguväljast. Iga kord, kui droon salvestab videot või teeb fotosid Vene positsioonist, laaditakse need andmed Delta-süsteemi üles. Sama kehtib ka maavägede raportite või muu Ukraina poolt kogutud teabe kohta. Kõik see läheb sellesse tsentraliseeritud andmebaasi, mis võimaldab koordineeritud löökide allikat, mis olid võtmetähtsusega operatsiooni Ashan õnnestumisel. Esimeses faasis kaardistas Ukraina Vene tankide, suurtükiväe, soomukite ja soomustransportööride asukohad. Seejärel Ukraina ründas. Umbes 800 suurtükiväeüksust ja soomukit, mille Ukraina hävitas, kõrvaldati kõigest mõne öö jooksul, teatab Fjodorov. Ja see viis selleni, et Venemaa ei suutnud järgmise 6 kuu jooksul ühtegi mehhaniseeritud pealetungi alustada. Ukraina kaitseminister ütleb, et mõju lahinguväljal oli selgelt näha. Ta väidab, et Venemaa kavatses 2025 aasta mais alustada mehhaniseeritud rünnakut Ukraina vastu. See rünnak viidi läbi alles oktoobris ja see kõik on tingitud operatsiooni Ashan esimesest faasist. See heidab täiesti uue valguse sellele, mida me nägime. 2025 aasta suvel ja varasügisel võite mäletada, et juba septembrist pärinevad raportid väitsid, et Venemaa ei suutnud korraldada mehhaniseeritud rünnakuid. Venemaa läks 2025 aasta teisel poolel üle infiltreerumisstrateegiale, mille käigus sokutati Ukraina territooriumile üksusi, kus oli vaid 2 sõdurit, selle asemel, et korraldada soomusrünnakuid. Tol ajal peeti seda Venemaa poolt ellu viidavat ohtlikuks uueks strateegiaks. Nüüd me teame tõde. Operatsioon Ashani algfaas jättis Putini ilma valikuteta. Ta pidi toetuma infiltraatoritele. United24 meedia annab esimese faasi kohta veidi rohkem teavet. Seal öeldakse, et operatsiooni käigus tabas Ukraina tegelikult 949 sihtmärki, mis kõik asusid rohkem kui 50 kilomeetrit rindejoonest kaugemal. Tundub, et umbes 800 sihtmärki, mida Fjodorov väidab, olid need objektid, mille Ukraina hävitas, jättes umbes 150 sihtmärki, mida tabati, kuid mida ei hävitatud. Tänu United24 meediale teame ka, et Ukraina Lazar ja Nemesis üksused olid operatsioonis osalenud.
Mõlemad kuuluvad Ukraina kõige osavamate ja kurikuulsamate drooniüksuste hulka. Eriti just Lazar Grupp on aidanud alates Putini sissetungi algusest rajada aluse Ukraina droonipõhisele strateegiale ning on vastutav enam kui 13 miljardi dollari väärtuses Vene varustuse hävitamise eest. Selle taga olev mees, kolonel Pavlo Jelizarov, on nüüd Ukraina õhuväe asekomandör ja juhib Ukraina droonivastase kilbi arendamist, mille abil loodetakse kaitsta Venemaa kaugmaa droonirünnakute eest. Aga nüüdseks võite te midagi imestada. Video alguses ütlesime, et Ukraina on hävitanud üle 1000 soomusmasina ja suurtükisüsteemi. Aga siiani oleme korranud numbrit 800. Isegi United24 meedia poolt väidetud 949 sihtmärki ei küündi päris selleni. Tere tulemast operatsiooni Ashan teise faasi, mis on hüüumärgiks laastavale rünnakule Venemaa ründevõime vastu ja 5 numbrid 4-kohalisteks. Ukraina laastava operatsiooni esimene faas viidi ilmselt läbi mingil hetkel 2025 aasta esimesel poolel, kuigi Fjodorov ei anna täpsemaid üksikasju peale selle, et see mõjutas Venemaa 2025. aasta mai plaane. Aga me teame palju rohkem teisest faasist, alustades sellest, millal see algas. 2026 aasta juunis alustas Ukraina operatsiooni Ashan teist faasi ja seekord läheneti sihtmärkide valikule strateegilisemalt. United24 meedia teatel keskendus Ukraina teises faasis suurtükisüsteemidele ning rünnakud toimusid 4 Ukraina võtmepiirkonnas, kus kõikjal tuli tegeleda Venemaa katsetega maal edasi tungida. Need piirkonnad olid Donetsk, Herson, Starobilske ja Zaporižja ning kõik Vene positsioonid nendes piirkondades kogesid Ukraina droonide tulevihma, mille ainus eesmärk oli hävitada võimalikult palju suurtükiväge. Nad olid edukad. Operatsioon Ashani teise faasi lõpuks oli Ukraina tabanud veel 231 sihtmärki ning kinnitas, et neist 171 oli hävitatud. Vene sidepidamise pealtkuulamise ja objektiivse kontrollkaadri kombinatsioon, mis paratamatult laaditi üles Deltasse, kinnitas tulemuse. Ja juba teise faasi esimese päeva jooksul oli mõju juba tunda. Vene tegevus mitmes rindepiirkonnas langes 30–81%, sõltuvalt sellest, kus Ukraina mõõtis. Operatsioon Ashani lõpuks oli Ukraina ametlikult tabanud 1180 sihtmärki, millest enamik oli hävitatud, lisab United24 meedia. Väga suur osa sellest, mida Ukraina on teinud enda kaitsmiseks Venemaa vastu, on olnud muljetavaldav. Siiski peab operatsioon Ashan kuuluma kõige muljetavaldavamate operatsioonide hulka, mida Ukraina seni on alustanud, ning see on võrreldav Spiderwebi operatsiooniga nii koordineerituse kui ka juhtimise kvaliteedi poolest, mis selle õnnestumiseks vajalik oli. Tõsi, Spiderweb võib neist 2 rohkem tähelepanu pälvida, eriti kuna see hõlmas Ukraina droonide salaja Venemaale toimetamist ja mõnede Venemaa kõige olulisemate strateegiliste pommitajate hävitamist. Kuid kui rääkida rindel saavutatud tõhususest, siis operatsioon Ashan on Ukraina kampaaniale avaldanud palju vahetumat mõju. Aga sellest räägime hiljem. Operatsioon Ashani kohta on veel midagi, mida me pole maininud. Fjodorovi sõnul tõi operatsiooni teine faas kaasa selle, et Ukraina lasi käiku uue tüüpi drooni, mis on spetsiaalselt loodud Vene suurtükitorude hävitamiseks. See pärineb 17. juuni United24 meedia raportist, mis tsiteeris Fjodorovit. Ukraina kaitseminister avaldas uue droonitüübi kohta vähe infot, kuid märkis, et Vene suurtükiväe rivist väljalöömine tavaliste droonipommidega on äärmiselt keeruline ja sageli mitte nii tõhus, kui Ukraina seda vajab. Sellisel viisil kahjustatud suurtükivägi on sageli parandatav, ütleb Fjodorov, muutes selliste droonirünnakute kasu ajutiseks. Selle probleemi ületamiseks töötasid Ukraina insenerid välja uue tüüpi laskemoona operatsiooni Ashan jaoks, mis mitte ainult ei sihi Vene suurtükitoru, vaid on piisavalt võimas, et toru lõhki rebida nii, et suurtüki ei saa enam kunagi kasutada. Välja töötati spetsiaalne mürsk ja vaid 2 ööga hävitati 250 Vene suurtükki. Iga juhtumi kohta on olemas videokinnitus, oli kõik, mida Fjodorov ütles. Peale selle me Ukraina torude hävitajast palju ei tea ja ilmselt ongi nii parem. Mida vähem Ukraina oma uuest laskemoonast räägib, seda tõenäolisem on, et nad suudavad tulevikus veel ühe Ashani operatsiooni faasi läbi viia, ilma et Venemaa saaks midagi ette võtta. Ja see viib meid suure küsimuseni. Miks on Ashani operatsioon oluline? Vastame sellele küsimusele kohe, aga enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate saadet Sõjasaade. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis vajutage telli ja pange märguanne peale, et näeksite meie uusi videoid kohe, kui need ilmuvad. Me teame, mis operatsioon Ashan ei olnud.
Fjodorov ütleb, et see kahefaasiline, mitmeaastane operatsioon ei olnud kunagi seotud sellega, et Ukraina läheks pealetungile. Pigem oli see seotud sellega, et Vene pealetungid juba eos peatada. Ukraina kasutas esimeses faasis 3 päeva jooksul üle 1000 drooni ning oleks kasutanud järgmises faasis veel sadu droone. Kõik selleks, et takistada Venemaal korraldamast rünnakuid kas või ligilähedase jõuga, mida nad oleksid suutnud ilma selle operatsioonita koguda. Kas mõnda Ukraina? 2026 aastal alustatud vastupealetungi on toetanud operatsioon Ashan ja selle mõju Venemaa vägede nõrgenemisele. Võib-olla, aga see polnud kunagi eesmärk. Peamine eesmärk oli see, mida me just mainisime. Tagada, et Venemaa ei saaks Ukraina linnu ja kaitserajatisi rünnata nii tugevalt, kui ta sooviks. Iga sihtmärk tähendab vähem tuld Ukraina positsioonidele ja linnadele, ütleb Ukraina sõjavägi ning lisab. Iga selline operatsioon nõrgestab vaenlast ja toob lähemale hetke, mil ta kaotab võime lahinguväljal oma tingimusi dikteerida. Teisisõnu, see puudutas ellujäämist mõlemas faasis. Venemaa ei aeglusta kindlasti oma maapealseid rünnakuid, isegi mitte pärast operatsioon Ashani teist faasi. Nagu Pravda teatas. 1. juulil toimus eelnenud 24 tunni jooksul Venemaa ja Ukraina vahel rindel 256 kokkupõrget. Kõige intensiivsemad neist lahingutest toimusid Pokrovski ja Slovjanski sektorites, mis mõlemad asuvad Donetski piirkonnas, mida Ukraina sihtis teises faasis. Just selles suure hulga kokkupõrgete arvus näeme me operatsioon Ashani tegelikku eesmärki. Putin annaks nagunii käsu kõik need rünnakud korraldada. Pole vahet, kas tema sõduritel on soomus ja suurtükivägi või mitte. Aga Ukraina jaoks tähendab see kõike, sest Venemaa viib maasõda läbi just nii. Eriti suurtükivägi on Vene sõjapidamise keskmes. Palju on räägitud Venemaa lakkamatutest raketi- ja droonirünnakutest Ukraina vastu, kuid kui asi puudutab tegelikke edasiliikumisi maapinnal, on suurtükivägi võtmetähtsusega. Royal United Services Institute toob välja, et Venemaa kasutab suurtükiväge erinevalt läänevägedest. Kui lääne armeed kasutavad suurtükiväge tavaliselt manöövrite toetamiseks, siis Vene väed teevad tavaliselt manöövreid selleks, et jõuda positsioonile, kust nad saavad suurtükiväega kaitset pommitada. Ukraina jaoks on ülioluline sellele põhimõttelisele lähenemise erinevusele vastu seista. Venemaa jaoks on suurtükivägi peamine tulejõuvorm, mida nende väed saavad kasutada lähivõitlustes territooriumi pärast. Kõik Venemaa ühendrelvaüksused on organiseeritud suurtükiväeüksuste ümber, mis on paigutatud pidevalt Ukraina kaitsepositsioone tulistama. Tavaliselt liiguvad need suurtükiväeüksused rindejoonele, et anda tuletoetust rünnakute ajal ja seejärel tõmbuvad tagasi aladele, mis peaksid olema turvalised. Ukraina teab seda. Ja mõlemad operatsioon Ashani faasid olid loodud selle Vene lähenemise vastu võitlemiseks. Kui Ukraina sõjavägi räägib sellest, et nad saavad Vene suurtükiväelt vähem tuld, siis on see võimalikuks saanud tänu selle suurtükiväe ulatuslikule hävitamisele operatsiooni Ashan käigus. Venemaa jaoks tähendab see, et rünnakuid ei teostata viisil, milleks kogu nende sõjavägi on välja õpetatud. Suurtükiväge ei saa kasutada pideva tule andmiseks, sest seda pole enam olemaski, mida üldse positsioonile viia. See jätab rünnakurühmad ründama palju tugevamaid Ukraina kaitseliine, mis on samuti surmavad tänu nende ees lendavatele drooniparvedele. Ja pea meeles, Ukraina kasutas samuti oma geniaalset operatsiooni, et rivist välja lüüa sadu soomusmasinaid. See jätab Venemaa rünnakujõud kaitseta ja sunnib neid ründama ilma suurtükitule toeta, mis peaks enne Vene vägede kohale jõudmist Ukraina kaitset nõrgestama. Tulemus on vältimatu. Vene sõdurid surevad palju suuremas ulatuses kui muidu juhtuks ja Ukraina kaitse peab palju kauem vastu, sest nad ei pea taluma seda survet, mida Venemaa suurtükiväepõhine strateegia peaks pakkuma. Ja kui rääkida veel ühest operatsiooni Ashan aspektist, siis Venemaa suurtükiväe kaotused kogu sõja jooksul on olnud nii suured, kuni 34 000 ühikut on kaotatud, et neil tuleb nüüd jooksvalt välja mõelda uusi rünnakutaktikaid. Venemaa on nüüd sunnitud kasutama droone seal, kus muidu oleks kasutatud suurtükiväge. FPV droone kasutamine ei ole Venemaa jaoks muidugi uus, kuid varem olid ka need droonid pigem suurtükiväe toetavas rollis. Nüüd peavad need olema keskmes. See võib tulevikus Ukrainale probleeme tekitada. Kui Venemaa suurendab oma droonitootmist, eriti raskete pommitajate puhul, mis on tulejõult kõige sarnasemad suurtükimürskudele, saavutab ta täpsuse, mida suurtükivägi ei suutnud pakkuda. Kuid Ukraina on droonide osas Venemaast kaugel ees. Ja see toob meid teise põhjuseni, miks operatsioon Ashan on nii oluline. See toob esile, kui suur on Ukraina droonide ülekaal ja kui kaua see on sõja jooksul kestnud. Praktiliselt iga sihtmärk, mida Ukraina tabas operatsiooni Ashan ajal, hävitati Ukraina drooniga, mis näitab, kui palju on Ukraina Venemaast ees oma droonide täppislöökide kasutamisel.
Venemaa on alles nüüd hakanud sama tegema rindel ja sedagi alles pärast seda, kui Ukraina on nende suurtükiväe põhistrateegiale nii palju kahju tekitanud. Aga Venemaal on veel pikk tee minna, enne kui ta suudab Ukrainale järele jõuda. Ukraina juhib nii arvude kui ka tehnoloogia poolest. 11. juunil avaldas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi, et Ukraina tabas mais peaaegu 180 000 sõjalist sihtmärki, millest enamikule tehti rünnak droonidega. Ukraina FPV droonid ületavad nüüd lahinguväljal Vene FPV droonide arvu suhtes 1,51 ning see vahe ainult suureneb. Ukraina keskmaa ründedroonide esiletõus tähendab ka seda, et kõik tulevased operatsiooni Ashan faasid võimaldavad Ukrainal rünnata sügavamale kui kunagi varem. Esimeses 2 faasis tabas Ukraina sihtmärke üle 50 kilomeetri kaugusel rindest. Nüüd suudavad Ukraina keskmaa ründedroonid lennata 200 kilomeetrit või rohkem. Nad teevad seda juba praegu, et purustada Vene logistikat tagalas. Kui Venemaa kavatseb oma suurtükiväe sellisele kaugusele tagasi tõmmata, ei ole see ikkagi turvaline. Ja see ongi asja mõte. Suurtükivägi on juba 50 kilomeetri kaugusel kasutu, rääkimata 200 kilomeetrist. Kuna Ukraina droonide ülekaal kasvab, peab Venemaa oma suurtükiväe veelgi kaugemale tagasi tõmbama, muutes selle tähtsusetuks. Droonidest rääkides on Ukraina aga droonitehnoloogia ja taktika osas Venemaast kaugel ees. Kuigi Venemaa püüab nüüd, pärast suure osa suurtükiväe kaotamist, võtta üle Ukraina lähenemist, kasutab Ukraina juba tõrjedroone, et hävitada Vene Shahed-tüüpi droone enne, kui need jõuavad linnadesse kukkuda. Paljud droonid, mida Ukraina praegu rindel ja keskdistantsil kasutab, töötavad tehisintellekti abil, et liikuda ja sihtmärke automaatselt tuvastada. See võimekus eemaldab sageli satelliitnavigatsiooni vajaduse, mis tähendab ka seda, et Vene elektroonilise sõjapidamise süsteemidel pole signaale, mida segada. Venemaa väidab, et kasutab tehisintellekti sarnastel eesmärkidel. Ukraina tulemused on palju ilmsemad, mis viitab sellele, et Venemaa paisutab oma tehisintellekti võimekust, kuna Ukraina droonid toimivad palju paremini. Operatsioon Ashan näitab meile tegelikku klassivahet, mis droonide rindel eksisteerib. Kuna Ukraina jätkab innovatsiooni, on tõenäoline, et näeme 3. faasi. Tõenäoliselt sama ette teatamata nagu 2 esimest, mida Venemaa samuti peatada ei suuda. Kes teab? Järgmise faasi ulatust võiks laiendada Venemaa droonide opereerimiskeskustele, mis aitaks nurjata Venemaa kohanemist oma suurtükiväe probleemidega. On selge, et droonid on olnud võtmetähtsusega Ukraina jaoks sõjakäigu pööramisel. Operatsioon Ashan on nüüd üks selgemaid näiteid sellest, kuidas see muutus on saavutatud. Venemaa teab, et veel on tulemas. 25. juunil teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et ta on heaks kiitnud uue 40-päevase strateegilise algatuse, mida viib läbi Ukraina julgeolekuteenistus. Selle algatuse eesmärk on survestada Venemaad loobuma oma sõjast ning tundub tõenäoline, et see surve tuleb veelgi rohkematest kesk- ja süvettabamustest. Kuna suurtükivägi on maas, sihib Ukraina nüüd üha sagedamini Venemaa taristut ja logistikat. Kas operatsiooni Ashan 3. faas toimub selle 40-päevase surveperioodi jooksul? Zelenski ei ütle seda ja Venemaa ei saa teada enne, kui see juba toimub. Mida me kindlalt teame on see, et Ukraina võitles Venemaa masinate vastu omaenda masinatega selles salajases operatsioonis. Ja nüüd on palju sellest, mis Ukrainas alates 2025 aasta keskpaigas toimunud on, palju arusaadav. Ainuüksi. 2026 aasta droonirünnakute arv näitab, kui palju sõjakäigu pööre, millele operatsioon Ashan kaasa aitas, Venemaad mõjutab. 800 000 kinnitatud sihtmärki on tabatud ja see jätkub. See on see, mida Ukraina saab näidata 2026 aasta esimese poole kohta. Ja see kõik on tänu sellele drooni eelisele, millest me rääkisime. Seda eelist saab palju põhjalikumalt uurida, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal ja vajuta teavituskella, et oleksid esimeste seas, kes saavad teada, kui avaldame uue video. Aitäh vaatamast!